Nii. Olge väga õnnistatud. Amen. Amen. Üks nelipühlane on kohal. Üks nelipühlane on kohal, jah. Et see on nagu sellest lähtuv, et mõned inimesed on päris huvitav vaadata, et kuidas nad kirikus muutuvad. Et ma olen vahest toonud sellise näite, et kui ma mõtlen oma õele Etelile, siis õde Etel oli iseenesest sellises teismepõlves ja natukene hiljem vaikne tüdruk. Ja kirikus saatis klaveriga teenistust. Ükski närv näos ei liikunud. Ja kui te näeksite teda täna, siis ta ei ole mitte kuidagi võlts. Ta elu ja tema elu viljad, see, kuidas ta elab, see peegeldab kõike seda. Aga ta on täis Jumala vaimu. Ja see ongi üks suur erinevus, et kui Jumala vaim täidab meid, meie vaim hakkab toituma millestki muust toidust kui sellest, mis on lihalik või meeli ülendav, siis inimene hakkab muutuma. Ja huvitav on see, et siis hakkavad näos ka närvid tööle. Et me saame aru, mis show on, see on lihtne, seda saad ekraani pealt vaadata, seda me oskame ka kõik teha, vähemalt rohkem määral. Aga kui Jumal inimest muudab, siis ta närvid ka näos hakkavad tööle. Aga mis kõige rohkem on see, et suu hakkab rääkima teist juttu. Palvekeel muutub, inimene ei palveta enam, lihtsalt me ei saa palvet tuimalt, vaid see palve hakkab muutuma nagu kahekõneks, vestluseks, sellel saab mingi sisu olema. See vestlus on Jumalaga selline, mis ehitab teda üles ja kui see on avalik palve, siis üles ehitab ka kogudust. Ta ei muutu lobisemiseks ega millekski selliseks pikaks vestluseks, vaid see on midagi, mis hakkab tööle. Tänane jutlus on sündinud minu enda elust ja enda elu hetke olukorrast. Jutlustaja amet või jutlustaja ülesanne ei ole selles mõttes kuidagi kerge. Sa tuled inimeste ette ja sa paned selle, mis su enda elus toimub ja selle, mida siis Jumal tahab öelda ühte patta. Sellepärast, et Jumal tahab näha ühte inimest koguduse ees, mitte kahte. Aga me oleme kõik inimesed ja väga sageli, kui sa oled jutlustaja rollis, tahad tulla inimeste ette, käib hingevaenlane ringi küsimusega, et kas sa peaks sinna ette minema, kas sa peaks selles kõiges kaasa lööma. Ja siis sa saad aru, et sa oled kõigest inimene. Aga siis tuleb midagi muud veel appi ja ma arvan, et tänane jutlus võiks aidata meid kõiki paremini mõista seda, kuidas võidelda seda võitlust, kuidas olla võidukad selles võitluses. Nimetame seda siis eluvõitluseks, elu merelainetel, nagu Taavi täna sai oma kaardiga. Kuidas seda elu võidelda? Jumala hääl rahustab kaose ja paljastab, mis toimub su hinges päriselt, tegelikult. Ma olen käinud Jumalaga koos päris pikki aastaid, vähemalt enda teade. Ja õppinud teda tundma erinevates olukordades, otsinud tema palet, tema abi, kitsikuses, keerulistel aegadel öelda, Jumal, aita, veel üks küünal süütan sulle, kui sa mind veel ühe korra aitad. Teate seda, et luban sulle lühtri, ma luban sulle, et ma hakkan paremaks, kohe, kõik saab korda, aga veel üks kord tule aita. Ja see õppimine on toimunud tänase päevani ja Jumala tundma õppimine toimub terve igaviku, sest ta on lõputu. Teda saab õppida tundma kogu igaviku. Aasta viimane kuu on kohe algamas ja ma tajusin ennast olukorras, kus ma tahan juba hakata vaikseid kokkuvõtteid tegema. Ja ma jõudsingi tänase jutluseni, kui ma vaatasin tagasi oma viimasele aastale ja mõistsin,
et ma olen olnud korduvalt rünnakute all. Ja ma räägin täna sellest, kuidas ära tunda, millal sa oled lihtsalt väsinud, millal sa oled proovile pandud ja millal sa oled vaenlase rünnaku all. Kas sa oled kogenud hetki, kus sa tunned, et igast küljest, igast suunast olukorrad kisuvad sind kuhugile poole ja su sees on tegelikult ainult segadus? Paulus ütleb, sest kui me Makedooniasse jõudsime, ei olnud meil ihul mingit hingamist, vaid kõikjal oli kitsikus. Väljaspoolt võitlused, seest kartused, 2 Korintuse 7:5. Midagi meie sees toimub ja me hakkame seda järsku märkama. See on 2 väga erinevat poolt. Üks võimalus on see, et sa ei märka, sa tajud mingid sümptomeid oma elus, sa saad rahutusest aru, sa saad aru sellest, et asjad ei ole nii, nagu nad võiksid olla. Aga sa oled püsirežiimil. Asjad lähevad edasi. Elu läheb edasi. Teine on see, et mingi hetk sa tajud, et rohkem ja rohkem jõuab sulle kohale. Su vaimus sünnib rohkem asju, mille kohta sa hakkad vaatama, et mis need on. Sa hakkad küsima, mis see oli? Kust see tuleb? Ma olen aru saanud nii, et kui sa oled abielus ja siis juhtub nii, et üsna lihtne on võtta oma kaasat iseenesest mõistetavalt. Lähen koju töölt, Kärt on seal, tulen töölt, Kärt on seal. Olen nii tänulik, toit on laual. Kui toit laual ei ole, siis sain aru, et siis võtsin iseenesest mõistetavalt seda. Aga suhe võib muutuda iseenesest mõistetavaks. Ma tunnen Kärti päris hästi juba, ta tunneb mind päris hästi, ta teab minu kiikse, ma tean tema kiikse ja nii me kulgeme kahekesi. Ja meil on mingi rutiin tekkinud meie suhtes. Aga paljudel meist on ka Jumalaga selline rutiin tekkinud. Natukene palvet, natukene kolmapäeva õhtut, natukene sõna, natukene kirikut ja kõik tundub kui väga stabiilne. On paigas Jumalaga sul asjad, sest kõik on natukene paigas. Sa juba natuke ju tunned Jumalat, sul on ju mingi kogemus temaga juba olemas. Aga probleem on selles, et Jumal on lõputu. Temaga ei ole võimalik jõuda punkti, kus sa ütled, ma juba tean piisavalt või ma juba tunnen teda piisavalt. Ei. Kui meie vaimulik elu ei kasva, vaid püsib samal tasemel ja me jääme nagu suhtes, nagu rutiini, nii nagu abielu suhted sageli kipuvad jääma, et me võtame teineteist iseenesest mõistetavalt, juhtub see, et meie vaimne tase muutub lõpuks lihtsalt lihaks. Harjumuseks, rutiiniks ja automaatikaks. Ja muideks sealt algab langus. Sest point on selles, et meie aju ei tööta sama hästi ühel hetkel, kui töötas 15-aastaselt, 25-aastaselt, 35-aastaselt. Ta ei tööta enam nii hästi ja muideks lõpuks ta lülitab ennast välja ühel hetkel. See tähendab, et tema peale ei saa loota. Ma vaatan oma isa ema, nad on mulle väga armsad, aga ühel hetkel, kui meil on vestlus millestki või kellestki, siis nimed ei tule meelde. Aga mitte ainult nimed ei tule meelde, vaid ka lähevad segamini sündmused. Saad hakkavad rääkima siin sellest, 3., 4. tegelikult kõik segamini oma vahel, pudru ja kapsad. Sest nad ei saa loota enam oma mõistuse peale ühel hetkel. Kui suhe Jumalaga läheb mõistuslikuks, siis me ei kasva enam. Meie vaimulik kasv peatub ja vastupidi me hakkame kahanema. Ja üks väga suur oht tekib veel. No toon näite Taavetist. Mees Jumala südame järgi, ütleb Piibel.
aga samas suudab ta võtta võõra naise, tappa tema mehe ja elada muideks selles patumustris aastaid. See ei toimunud nii, et täna vaatas Batsebat, homme tappis tema mehe ja 3. päeval tuli Naatan. Ei, seal oli aastaid vahet. Ennem kui Naatan tuli ja ütles talle, mis toimub. Jumal paljastas aastate pärast, mis toimus vahepeal Taavetiga. Taavet ei tajunud, et ta on täiesti vales kohas. Sest Jumalaga tegutsemine tema elus väliselt mitte midagi muutunud. Kõik oli ikka samamoodi. Ja tema eeldas, et kõik on korras. Tema elas oma rahuliku elu Batsebaga. Mis on asja point, on see, et sa võid arvata, et Jumala südame järgi. Aga kui meil puudub vaimulik kasv, siis ei saa püha vaim meid korrigeerida. Sest me oleme juba libisenud kõrvale. Ja see pani mind nii mõtlema just sellele, et kui ma oma mõistusega arvan, et meil on kõik korras. Rutiin toimib. Siis tekib küsimus, kas ma olen õigel teel? Ma ei tea, kas see kedagi veel täna puudutab, aga ma väga loodan, et kedagi veel puudutab. Muidu ma olen valmis seda ka jutlustama ise endale. Me oleme kõik olnud sellises olukorras, kus elus lähevad nagu asjad käest ära. Ja mis juhtub on see, et palve kipub olema viimane abimees, mitte esimene. Ja kus meie pea on täidetud mingisuguse uduga. Ja kui sul on vaja otsuseid teha, siis otsuste tegemine hakkab olema raske. Ei suuda otsuseid teha. Emotsioonid hakkavad käima üles alla. Üks päev halleluuja, teisel päev on jälle nuttead. Siis lähevad suhted väga suurde pingesse. Isegi nendega, kellega on muidu väga lihtne. Ja me vahest mõtleme selle peale, et ma olen lihtsalt stressis. Mul on lihtsalt üks pingeline aeg elus. Ja teate, ma just selle koha peal tajusin, et ma olen olnud absoluutselt naiivne. Ma olen arvanud, et ma olen stressis. Aga me elame ajastul, kus meie hing on täis rünnaku all. Mitte ainult töö, mitte ainult majandus, mitte ainult, ma ei tea, sotsiaalmeediast tulenev surve, kellel on paremini, kellel ei ole nii hästi, vaid see on vaimne surve. Aga probleem on selles, et mõni kristlane arvab, et kõik on saatanast. Ja mõni kristlane arvab, et mitte miski pole saatanast. Aga mõlemad eksivad. Vaatame, mis on see, kuidas Jumala sõna seda õpetab meile. Kust mis pärineb? Nii lihtne on öelda, see on kuradist. Ei, midagi pole kuradist. Ma mäletan kunagi mu üks õppejõudest ütles, et suur osa mitte midagi nendest asjadest pole kuradist. Lihtsalt oma viga, et lume peal palja tagumikuga istud, saad nohu. Ja siis teine ütleb, et aga nohu, see on kuradist. Vaatame, mis Jumala sõna ütleb, et me ei eksitatud ei oleks, et meil ei oleks sellist arusaama, et arvame, et midagi on stressist, sellepärast, et teeme liiga palju tööd ja midagi on sellepärast, et kindlasti on suur rünnak. Mis siis, kui meil on võimalik tegelikult aru saada, mis asi on kiusatus ja millal me oleme kiusatuse all? Millal on testimine? Millal pannakse kedagi proovile? Vaatame seda koos Jumala sõnaga. Ja mis on vaimulik rünnak ehk teemonite rünnak reaalselt kogetav? Ilma, et tekiks illusiooni, et see on lihtsalt, ma ei tea, mu välja mõeldis või mul on lihtsalt halvad geenid või et minu elus ongi alati olnud nii halb. Jumala sõna paljastab tegelikult, mis toimub ja püha vaim annab meile teada, mis on. Johannese 16:13 ütleb Jeesus väga ilusti. Kui tema tõe vaim tuleb, siis ta juhib teid kogu, millesse? Kogu tõesse. See tähendab, et on võimalik kogu tõde püha vaimu kaasabil näha. Kas me oleme testitud, kas me oleme kiusatud või me oleme rünnaku all?
ja need on kõik erinevad. Näiteks alustame kiusatusest. Kiusatus ei ole alati rünnak. Vaim viis Jeesuse kõrbesse, et teda kiusataks. Ja kui Jeesus tuli kõrbest välja, siis millisena? Mida Jumal oli temaga teinud selles kiusatuse all? Kiusatus, see on osa meie kasvamisest. Kiusatus küsib sinu käest olukordades, kas sa valid Jumala või raha või töö või prestiisi. See on sinu valik, sul on ees kiusatused. Sa väga tahaks seda valida. Kes meist ei oleks kogenud, ma ei mäleta, kus maal see oli vist Inglismaal, ühes letis olid imeilusad sellised kõikvõimalikud maiused. Kõikvõimalikud maiused, imelised nägid välja. Iga ühe juurde oli pandud kalorite hulk. Suurelt. Ma kogesin 2 probleemi. Esimene on see, et silmadega sõin kõik need saiakesed ära või need koogid. Mu sees oli tohutu kiusatus. Ma vaatasin need kalorite hulku ja ma mõtlesin, et ma ei saa endale neid lubada. Kiusatus, see on, kui see on Jumala poolt lubatud, siis ta on meie edutamiseks ja meie kasvatamiseks mõeldud. Sa kasvatad. Sinu iseloom peab kasvama. Kiusatused on igapäevaselt meie ees. Vast sa valid selle või valid selle, tahad sinna minna teist. Ja sa ütled, ära saada meid kiusatusse, sest need kiusatusi tuleb iga päev ja need on valiku küsimused. Kuna me oleme inimesed, siis me kõik oleme kiusatud. Kõiki kiusatakse. Jumala poolt lubatud kiusatused esiteks. Teiseks, kiusatus, mis tuleneb absoluutselt meie oma lihast ja meie himudest. Näiteks me loome pinnase millelegi. On see himu või teine on kõrgid mõtted. Mõttekõrgistused, Jumala sõna räägib sellest. Kinnisideed või liialdused. Muideks, ja ma mõtlesin, mida saatan nendega teeb. Ta pärast lihtsalt istub nende peale ja ütleb, vaat kui tore. Saingi positsiooni su elus, saingi koha su elus. Aga need on kõigest meie lihalikud himud, mida me ei kontrolli. Need on need meie mõtted, mida me ei kontrolli. Laseme neil lihtsalt lennata. Ja siis pärast oleme hädas. Kokkuvõte on see, et kiusatus, see on meie jaoks selleks, et saaksime neist ületada, öelda, et ei, ma ei allu selle kiusatus, ma valin selle. Need on iga päev ja kõigi eludes. Need on meile kasvatamiseks. Ja kui me ei ole teadlikud sellest, et kiusatused tulevad, häda, kelle kaudu nad tulevad, on sõnas öeldud, siis kiusatused on tavapärane osa, millega kristlane ja mittekristlane, ükskõik kes selles maailmas peab kogu aeg silmitsi seisma. Mida sa valid? Kas sa valid täna Jeesuse või selles, et kiusatuse oleks valida midagi muud? Kiusatus oleks mitte midagi teha sellist. Amen. Kui kiusatuses oled ustav, toimub kasvamine. Äkki püha vaim aitab nüüd sul midagi meelde tuletada, milles oled sa olnud kiusatud, milles sa oled järgi andnud, aga tegelikult tuleks järgmine kord öelda, et ei, tagane saatan. Ma valin täna Jeesuse. Iga kord valin Jeesuse. Ja sealt toimub mingi kasv. Teine, testimine ehk proovile panek mõõdab meie usklikku küpsust. Kui küps kristlane sa tegelikult oled? Olete nõus, et välispidine ükskõik, kuidas sa käsi tõstad või põlvitad, see ei näita meie küpsust. Seda on lihtne väljast vaadata, aga sisu me sageli ei tea. Mida see küpsus tähendab? Ja testid tulevad ja küpsus tuleb selleks, et näha, kui palju meis on Kristust. Ja Rooma kirjas on üks selline salm 8.29, sest need, kes ta on ette ära tundnud, on ta ka ette määranud saama tema poja näo sarnaseks. Poja näo sarnaseks, Kristuse sarnasusest räägime. Küpsus tähendab, sa oled võimalikult tema poja sarnane. Kelle sarnaseks me peame saama?
läbi testimise, proovile paneku me peame saama poja sarnaseks. Ja ma arvan, et pastor Oljus ütleb aamen selle peale, aga testid ei ole mugavad. Ei midagi mugavat. Nii tore, et sa panid mind proovile. Need ei ole need testid, mis sulle lauale pannakse, et vali A või vali B, et kumb vastus sulle rohkem meeldib ja midagi lõpuks ei juhtu. Need võivad tunduda muideks sageli ka kiusatusena, kuid nende eesmärk on hoopis midagi muud. Nad näitavad seda väga lihtsalt, kui palju on sinus armastust tegelikult. Andestust, vaimulikku küpsust. Jumal saadab siin näiteks armastama ja teenima inimesi, kes on sind reetnud. Siin ei ole midagi kiusatusega pistmist, see on prooviga. Mis sa teed, kui keegi, kellega ma ei tea, su eksnaine, eksnaine tuleb sulle vastu. Eksmees tuleb sulle vastu. Suhe on olnud hirmus, õudne. Meil oli siin hiljuti üks armas paarikene, jälle sükene väike Venezuela seebi ooper, üks ma ei tea kus elust, teine teisest, aga nad on mõlemad saanud usklikuks, Jumala omaks, siis nende küpsus pannakse ka siin saalis proovile. Ilma, kui nad vaimulikult ei oleks küpsed, nad ei sallinud teineteist, ei tahtnud nähagi teineteist. Sa pead hakkama kasvama. Jumal kasvatab sind vaimulikult, et näha, kuidas sa hakkama saab teiste inimestega, eriti nendega, kes sulle ei meeldi. Jumala vaim paneb meid armastama, andestama ja teenima. Nii et ma võtaksin nii kokku, et testimise või proovile paneku osa on see, et kui palju meie elust päriselt on Jeesuse loomus ja kui palju on jutt. Jutt, et armastan Jeesust. Versus Jeesus ütleb, kui sa mind armastad, siis sa teed seda, mida ma olen öelnud. Sinu jutt võib olla odav. Jutt jutuks. Täna Mariana ütles, et ta tuleb tagasi, et vaadata, mis teie teod on. Ja ma olen kindel, et Jeesus räägib armastuse tegudest, mida te olete minu nimel teinud. Nii et see on proovile panek. Aga siis on see aeg, kus ei ole kiusatus, kus ei ole proovile panek, kus on reaalne rünnak sinu vaimuliku elu pihta. Kas on võimalik aru saada sellest, et need on rünnakud ja need ei ole kiusatused ja need ei ole proovile panekud. Ja need ei ole lihtsalt sinu stress. Aga miks mina täna sellest räägin on sellepärast, et ma tajusin, et kui Jumalaga suhe muutub platooniliseks, selliseks, et kasvu enam ei ole, siis ma hakkan võtma Jumalaga suhet, et see ongi nüüd paigas. Platooniline suhe Jumalaga. See kostub üks hea raamatu pealkiri, mulle tundub. Marianale meeldis, ostis ära juba. Kuulge, vaenlase töö üks selliseid väga selgeid tunnusmärke. Ja kui ma seda valmistasin ette, ma nägin, et ma päriselt kogesin oma mitte ainult naiivsust, vaid tohutut rumalust. Ja see sunnib meeleparandusele, sest sellel ei ole mitte muud väljapääsu, kui üksnes Jumala ligiolu, aga sellest räägime veel. Vaenlase töö on täpselt vastupidine sellest, mida Jumal teeb. Täpselt vastupidine. Ta viib sind segadusse. Mis iganes on su elus täna täielikult sassis, sinu töö, sinu pere, sinu suhete suhtes, see on vaenlase töö ja otsene rünnak, sest ta tegeleb segadusse viimisega. Vaadake, mis ta teeb täna sooidentiteediga. See on lihtne ja samas ei ole. See on nii keeruline. Siin on vaja teadust luua, siin on vaja arutleda, debatti pidada, seadusi muuta. Miks? Sest see on väga keeruline. Kas te saate ikka aru, et see on keeruline? See ei ole keeruline. Me alati taandume lõpuks ikkagi sinna, et kus need lapsed tulevad. No sealt tulevad. No jah, saan aru, aga sa pead aru saama, asjad on keerulised. See on vaenlase esimene töö. Ta loob segaduse kõigesse sellesse, mida sa teed. Kogu su mõttemaailm on absoluutselt segamini. Vestle inimesega, kellel on mõttemaailm segamini. Minutiga saad aru, et tegelikult siin toimub midagi. Vahest, kui keegi tuleb eespalvele, ütleb, ma tahan millegi eest palvetada, ta ütleb, hakkab sulle rääkima siit vasakult, sealt vanaisest, vanaemast. See inimene on segadusest, tema vaimus ei ole mitte midagi selget, mitte mingit konkreetsust ei ole, ta on rünnaku all. Teine,
mida vaenlane veel väga selgelt teeb, ta loob isolatsiooni. Sa ei taha ei osadust ega teiste inimestega koos olla. Aga okei, ma alustan kõige tähtsamast, ma juba ruttasin ette, siis on mulle nii põnev. Esimene asi, kui sa tead, et sa oled rünnaku all, vaimuliku rünnaku all on see, et kontroll palve elu üle kaob ära. Sa ei taha palvetada, ega sul ei ole ka enam selleks aega. Palun tea, et see on esimesi tunnusmärke, et sa oled rünnaku all, kui sul ei ole aega palvetada ja sa enam ei taha palvetada. Suur osa maailmast ei taha palvetada. Pole vajadust ei palve järgi, Jumala järgi, mitte millegi järgi. Natuke tühi on, kõik tundub nii mõttetu, aga seda kõike saab leevendada. Kui sina kristlasena, uuesti sündinud kristlasena, kes oma vaimus koged Jumalat, usud temasse, aga sinu ellu tekib olukord, kus on aeg ära võetud ja palveks enam aega ei ole. Tea, et sa oled rünnaku all. Sa oled suures ohus. Sest palve on eluõhk. Ja kui ta on viimane hädaabi, siis on kõik juba kokku kukkunud. Siis on see paanikas, jooksed veel Jumala ette, viimane õhk veel. Äkki sa veel aitad mind, äkki sa saad veel aidata. Kui nälg Jeesuse järgi on kadunud, siis sul ei ole ei soovi ega vajadust palvetada, piiblit lugeda. Mitte midagi enam ei taha. Nii, et miks on vaja seda tähelepanu pöörata, on see, et kui su palveelu on tühjaks imetud, siis sa oled rünnaku all. Kui sa kaotad palve, kaotad tegelikult suhte Jumalaga. Teine teadmine, kuidas sa tead, et sa oled rünnaku all, on see, et su identiteet on pandud küsimärgi alla, kes sa selline oled. Muideks see oli päris huvitav, kui Jeesus läks kõrbesse, siis üks esimese asju, kui ta oli kiusatuses, pani saatan ta identiteedi küsimärgi alla, kui sa oled Jumala poeg. Kas sa oled Jumala poeg? Kes sina oled? Kes sina oled, et sa võid täna siin ees olla? Kes sa üldse selline oled? Siis sa tea, et sa oled rünnaku all. Kirjutatud on, vastas Jeesus. Mida ta sellega mõtles, on see, et see on paigas. Midagi on nii paigas, et kui sina ütled lause, mis tekitab küsimust, siis ma vastan sulle, et see on nii paigas, nagu on põhi, lõuna, ida, lääs. See on paigas. Muideks segaduse tekitaja alati tekitab segamust ja ta küsib järgneva küsimuse, oled sa kindel? Sa oled rünnaku all. Inimlikud emotsioonid, tsüklid, kontrollimatud tunded. Absoluutne rünnak. Äärmuses emotsioonid, üleval, all, üleval. Hetk tagasi rõõmus, sekund vihane, hüsteeriline, põhjendamatu nutmine, pidev dramatiseerimine. Emotsioonid sõidavad sust kogu aeg üle, nagu rongiga. Ja kõrvaltvaatajad lihtsalt vaatad ise ka kõrvalt ja ei saa aru, mis muga toimub. Piiblis on mitmeid näiteid teemonite poolt rõhutud ja kiusatud inimestest, kes karjuvad, lõikavad ennast, veedavad ööd hauakambrites, on ekstreemsed, kontrollimatud reaktsioonid täielikult. Vaadake, kui sa nutad kogu aeg millegi üle ja sa ei tee midagi, et seda olukorda muuta, siis tekib sellest üks selge muster, see on kogu aeg ühetaoline. Ja see ei ole lihtsalt mitte üksik moment või hetk, periood su elus, vaid ongi kogu elu muster. Aga Elari, ma olen nii emotsionaalne inimene. Emotsioonides ei ole mitte midagi halba. Te kõik usute, oleme ju nõus ühel. Ühel hetkel, kui emotsioonid seda inimest täielikult juhivad, on ta rünnaku all. Ta on väga ebastabiilne. Nii et kui tunded juhivad inimest,
siis inimene muutub kontrollimatuks. Siis me näeme hoopis teist pilti ja me küsime, mis siin valesti on. See inimene on rünnatud. Mis veel? Pidev seletamatu väsimus ja elutüdimus. Inimesed vahest räägivad, ma olen nii väsinud ja ma just lugesin artiklit, mis rääkis kooli psühholoogist, kooli õest, kes ütles, et iga 3.-4. laps, kes tema kabinetis käib, ütleb kogu aeg seda sama. On tohutu väsimus ja elutüdimus. Kuidas saab nii olla? Väliselt korralikest kodudest, isad, emad, aga elutüdimus, väsimus. Nagu oleks tühjaks imetud, aga ilma põhjuseta. See on rünnak. See on saatana teadlik rünnak inimese pihta, et teda hävitada. Miks peaks üks armas hing, armas inimene tundma ennast väsinuna ilma põhjuseta? Mõnel tekivad lausa sellised mõtted, et parem oleks, kui mind poleks. See on nii selge teemonlik rünnak, kui veel annab. Kui su elus on selline mõte, siis tea, et sa oled rünnatud, sa oled saatana poolt märklaud. See on nimetatud masenduseks, depressiooniks, millegi all olemiseks. Ma ei vähenda midagi. Ma ei vähenda depressiooni ega masendust. Ma olen kogenud seda, ma olen näinud seda lähedalt, ma tean, kui oluline on siin kohal näidata üles armastust inimese vastu ja kaastunnet. Ja kuidas ei ole kristlastel mitte mingit õigust kellegi valu vähendada. Mitte mingil juhul. Kristus ise nuttis, kui nägi inimeste nii uskmatust kui valu. Amen. Pidev konflikt ja tüli igasuguste suhetega. Teate, osadel inimestel lähevad kõik suhted katki ja kogu aeg. Igas suhtes on tüli, draama ja konflikt. Töö juures, lastega, kodus, koguduses ja kõik on sama. Igal pool on see sama. Kogu aeg ollakse tülis. Vahest öeldakse nii, et vaata, halvad inimesed, isegi need, kes ei ole kristlased, nad on mõnes suhetes paremad kui need, kes on kristlased, aga ei suuda ühtegi suhet hoida. Siis ma ütlen, midagi valesti. See inimene on rünnaku all. Ennem jäi pooleli see, et selline soov olla üksi. Kas see on su peast läbi käinud? Ma tahan olla üksi. Midagi ei ole sellest probleemi, kui me tahame aeg-ajalt üksi olla. Introvertsus on inimesele loomupärane omadus. Teadus on ka seda välja öelnud. Ekstravertsus ei ole loomuomane. Introvertsus on loomuomane. Sa lähed introvertsusest välja aeg-ajalt ekstravertsuseks. Selleks on vaja, seda on vaja. Aga kui toimub vaimne isolatsiooni soov, ma tahan jääda üksi, ma ei taha enam koguduses käia, siis sa tea, et see on rünnaku element. Kui Jumal ei ole sulle öelnud, et võta aega palveks, ole üksi, siis tea, et suures osas kõik muu, eriti kui sa ei taha koguduse osadust ega teiste inimeste, muideks ka teiste inimeste osadust, siis sa oled rünnaku all. Mulle ei meeldi inimesed. Ma ei taha inimestega koos olla. See läheb tegelikult vastuolu Jumala sõnaga ja Jumala põhimõttega, kuidas ta inimese lõi. Siis küsi, mis siin valesti on. Aga loomulikult selles hetkes ei taha kurat mitte mingil juhul, et sa küsid mõistlikke küsimusi. Sest ma olen pannud tähele, et kui inimesed, kes on rünnaku all, sa küsid talt, küsi mõistlik küsimus endalt. Ole nagu ise enda selline nagu, ma ei tea, mida arst, aga küsi endalt, kas see on mõistlik, mis ma praegu teen? Kas see on arukas, kuidas ma temaga läbi käin või temaga suhtlen? Kas see on mõistlik? Siis sa ei analüüsi seda niimoodi. Sellepärast, et see pimestus, mis sul ongi rünnak. Sa pead teadma, et sa oled rünnaku all. Ja me kohe jõuame sinna, et kuidas leida lahendus. Teemonid viivad inimesed kuivadesse paikadesse. See on seesama Kadara hauakambrite näide. Ta viib sind eraldi seisvasse kohta, et sa oleksid suletud.
Noh, ja siis me räägime hullumajadest. Me räägime inimesest, kes on vaevatud, sest need tuleb kinni panna. See on kõik juba lõpptulemus. Muideks kõik need asjad said alguse kusagilt. Meil oli kolmapäeval üks armas inimene siin samamoodi, kes rääkis ühest kallist lähedasest, kes on vaevatud. Aga ta nimetas ära 2 väga olulist asja. Vaevamise alguse, mida ta isegi ei teadvustanud, sest see oli paljastatud, see oli 13-aastaselt alates. Ema ütles selle välja ja tegelikult teadvustamata kõik need aastad, et see on rünnak, siis lõpptulemus on loomulikult haigla. Mõistate, kui oluline on mitte omada sellist naiivset arusaama, et ma olen lihtsalt väsinud. Mu laps on lihtsalt väsinud. Tegelikult see ongi tema iseloom. Te vaatate mind nüüd suurte silmadega. Ma toon mõned näited veel, sobib? Siis mul hakkab aeg otsa saama, 3 minutit veel. Seletamatud haigused. Täiesti haigused, mis ilmuvad järsku, mitte kuskilt. Meie viimase nädala kogemused Kärdiga. Meie viimase nädala reaalsed kogemused, kus need tulevad nii, et kus see nüüd tuli? Me saime aru, me jõudsime jälile. Ma olen tervena nädalad lummatuses sellest, kuidas Jumal ilmutab seda kõike ja ütleb, et Elari, siin pane nüüd tähele. Haigused, mis ilmuvad järsku, pole perekonnas varem olnud, esinenud, ei allu mitte mingisugusele loogilisele selgitusele. Mitte kõik haigused ei ole teemonlikud, aga osad on selge rünnak, mitte lihtsalt mingi meditsiiniline juhus. Selge rünnak. Ma lõpetan sellise asjaga nagu ärevus, sest seda on väga palju. Ärevus on samuti märk teemonlikust rünnakust. Siin ma ütlen ainult üht, sellest on täitsa eraldi jutlus. Ära jää üksi. Sa pead kellegi rääkima. Mõni pühapäev tagasi ma kutsusin üles kogudust küsima tagasisidet pastoritelt oma vaimuliku olukorra kohta. Ma sain tagasisideks, et 2 vähemalt küsisid. Ma ei tea, mis ülejäänud mõtlesid. Aga võib-olla oleks aeg seda teha. Ärevuse allikas ongi see, et me jääme üksi. Me jääme mõtetes üksi ja me jääme vaimulikult üksi. Sest Jumalale sa rääkisid ju kõik juba ära, tema ju teab. Aga Jumal on loonud meile karjased, kes hoolt peavad meie eest. Ja kui me jääme üksi, siis tea, et me oleme ka rünnaku ohvrid. Nii, aga võtame selle nüüd kokku. Üks on selge, et kui Jumala hääl kõlab, ükskõik kus Jumala sõna kõlab, on välja öeldud, siis ei saa seal valitseda kaost. Sest kui tema ütles saagu valgus, siis see tähendab seda, et sai valgus, sai selgus. Kui ennem tema sõna oli kaos, tohu va pohu, siis tema sõna järel tekkis selgus. Kõik rünnakud on tegelikult, ütleme siis, provokatsioonid. Ja provokatsioonide ohvriks minek tegelikult on sama tulem. Ta lihtsalt teeb selle, mis iganes oli vaja, teeb selle ära. Kui sa provokatsiooni ohvriks ei lähe, siis sa saad ennetada neid asju. Su elus ei juhtu neid asju. Ehk siis, kui sa oled kristlane, siis mida Jumal tahab, et su elus toimuks? Ta tahab, et sa oleksid vaimulikult tark. Et sa saaksid tema poja Jeesuse Kristuse sarnaseks ja et sa oleksid püha vaimu poolt igapäevaselt juhitud. Need on sellised asjad, mis teevad neid võidukad ja mitte sellised, kes käivad ja kerjavad Jumalalt midagi. Sest Jumalalt ei pea midagi kerjama, sest tema on juba välja öelnud oma tahte. Tema on nii andnud kui öelnud oma tahte. Ma toon ühe väga lihtsa illustratsiooni, mis minuni täna jõudis. Jõulud on peagi tulemas, ma olen mitmetele oma pereliikmetele jõulukingid juba ära tellinud.
Nüüd ta ütleb, et kõik. Ma olen mitmed asjad oma pereliikmetele ära tellinud, aga teate, need ei ole veel käes. Muideks ma olen nendest juba ka maksnud. Minu kontolt on raha välja läinud juba, aga need ei ole minu käes. Jumala sõna on sama printsiibiga. Jumal on juba pakid välja saatnud, aga need ei ole veel käes. Kui me räägime rahust või tervisest, sa täna palvetad, sa täna küsid, Jumal, sa näed mu olukorda, sa näed seda, sa oled palve välja andnud, sa pead olema ka valmis sellest maksma, sest sind pannakse proovile. Sa oled kiusatuses ja sa pead valima ja sind pannakse proovile. Amen. Jumala lähedus ja tema sõna selgus aitavad sul rünnakutele vastu seista. Kui sa oled rünnaku all, siis sul tuleb kohe minna Jumala sõna juurde ja palve juurde. Kohe. Kui sa teadvustad rünnakut, kui sa mõistad seda, siis sa avad Jumala sõna, ütled Jumal, mis on kirjutatud? Mis on kirjutatud minu olukorra kohta? Mis on see, mis on tõde sinu olukorras? Sest mina praegu ei saa aru, mis on tõde. Mul ei ole selgust, sest ma olen rünnaku all, aga sina oled välja öelnud, et sina tead, mis on tõde. Amen. Tõuseme palveks. Isand Jeesus, me tuleme sinu ette ja me palume sinu sekkumist. Sa oled lubanud seda sõna jagada sellepärast, et sa tahad, et su lapsed oleksid võidukad selles elus. Nad ei oleks ohvrid, nad ei käiks ringi mõtlemisega, et selline ma olen, minu pere oli selline, minu olukord ongi selline, alati on selline. Vaid Jumal, sa oled tahtnud, et sinu kogudus oleks võidukas valguseks ja soolaks selles maailmas. Ja ometi kogudus käib sageli ringi pea allapoole ja nagu kaotajad. Aga Kristus, sa oled üles tõusnud ja sinu sõna kehtib. Kui sina oled kirjutanud, et minu vermete läbi on teile tulnud tervis, siis issand, paljudel on täna raskusi vastu võtta seda sõna. Ma taastan su elu, ma taastan su abielu, ma taastan su lapsed. See on sõna, mis on välja öeldud ja paljudel on täna raskus seda sõna vastu võtta. Issand, ma palun, et sa eemaldaksid vaenlase käe kõikidest kuulajate eludest, kus on rünnakud praegu Jeesuse nimel. Võta vastu see praegu. Ma palun, et sa tooksid meid taas iseenda ligiollu. Sellesse ligiollu, kus me kogeme selgust, vabadust, rahu. Et sinu lähedus oleks kogetav reaalselt. Ma palun, et kõik, mis ei tule Jeesus sinust meie elus praegu, saaks murtud. Iga vale hääl, iga vale sidumine. Ma ütlen ka nii, et iga vale inimene sinu elus, see lõppegu nüüd. Sest püsima peab jääma ainult see, mis kannab rahu ja see, mis tuleb sinu südamest, meie südamesse, issand. Issand, kõik, mis ründab praegu, me võtame Jeesuse nimel ja paneme jalge alla. Kristus sinu jalge alla. Issand, sa ei taha, et me käiksime ringi valede mõtetega iseenda koguduse ja selle suhtes, mis on tulemas. Sest su sõna ütleb väga selgelt, need, kes jäävad sinusse, need pääsevad. Issand, ma palun, et see sõna, mida sa oled täna lubanud, see teeks midagi meiega. Sinu sõna ütleb, et see teeb, aga ma palun, et me oleksime vastuvõtlikud selle suhtes ja avatud, issand, sellele muutusele, mida sa tahad meiega teha. Seda ma palun Jeesuse kallin nimel. Aamen.